see on selle maja pere. See on vist saksa aeg veel, ema on mul seal 2-3 vist, ema sündis 41. Siis on nagu Leeni, Feodor või Höödor, Elmar, minu onu ja Paul ja Patsi, minu vanaema. Vaikselt harjuvad seal. Hakkasin ennast toitma see aasta. Oli vist see aasta, kui enne sõda, kui rahvas tuli siia ja alguses nad elasid rehielamus, mis on umbes 10 meetrit seal väljas. Aga see oli nii lagunud, et ikkagi oli vaja uut maja ja vist osa rahvast nagu läks minema ka siit, kes olid koos minu vanaisa vanaemaga ja see maja toodi siis palkidena kusagilt teisest Võrumaa külast siia kusagil vist 50-ndatel, kui ma nüüd õieti mäletan. Ja kui läks aeg lahedamaks, siis tehti juurde ehitis see suur külmkammer seal kõrval. Kuidagi, kui me siia niisugu või lapse emaga elama tulime, siis nagu natukene muutsime siin, aga mingis mõttes nagu vana asja poole, mitte uue asja poole. Vaata kõik see aasta, et keegi läheb jälle vastu ust, mingi asjaga jookseb mööda, tekib mingisugune ajakiirkiri. Süksid asju ma armastan. Ja seda ust pole kunagi värvitud, see on ka ühe uksena seal teise ukse seal vabastasime värvist, mis on selle vanaema tooks või vanaisa tooks, aga siin on ainult puhas siuke, mis on aeg tekitanud tema peale. Tegelikult võib ju sulle sahvrit ka näidata veel, sahvris ka ei, kui maja, siis olgu ka sahver. Sahver on asju täis. Ja siin on Pihlaka viin ja eeter ja ütsi otse plakat, selle rahvalaulu bändi plakat on seal hämaralt näha kusagil taga. Ja väiksena oli siis mul jooksmine siin tagaajamise teema oli see, kui oli selline ringkäik. Oli suhteliselt pikki aegu niimoodi kuskil ennast ära peita ja jälle edasi joosta. Et ideaalis nagu see, et kõik oma nagu eluaastad mõnikord koondab, mõni õhtu nagu on see, et sinus on koos nagu suur inimene ja laps ja see annab mingisuguse teise hingamise üldse kõigele. See, mis tähendus on sel, et sinu kompamisest on üks koht mu mälus hell. Hulgun öös, kui ammu kursi kaotanud karavell ja tunded tühjaks jooksevad, kui roostes liivakell. Kärsitud neid unelmaid, nad voolavad kui jõed ja nende kallastele jäävad nördimuse nõed. Ta on jah siuke lambi valgel vahtimine, nagu mingisugused Priit Köeb ja vahib neid. Ja muidugi mingi meditatsioon ka nagu, et tegelikult üks siuke pisike tulvimark, et selles on nii palju peidus, kui on talv sellel hetkel. On selles mingisugune siuke elu ise peaaegu nagu peidus, siukses väikses tulvimargis. Ma ei tea, miks teil Leeninit tuleks ära korjata, see on tegelikult nagu siuke talidaad võib ju ka suurendada. Talidaad ja Kanada kuninganna või Inglise kuninganna vist. Pipi Pikksuka mark, kus ta hobust kannab, et see on tervet loomaede väärt. Need on kõik sellisest lapsepõlve kogust veel, et sai loomasid sai kogutud ja nüüd on, need on tulnud viimasel ajal juurde pandud. Kas olen neid kuhugi pannud või ei ole, osad on lihtsalt
kuhjatud siia, kuna vaat kus juures see sobiks sulle täitsa hästi. Kus need mitmetes ümbrikes kuskil varjus. See sõber saatiski lihtsalt tohutu hulgana, mina tegin nad nagu väikseks. No ja muidugi ma vahin neid luubiga, ma ei vahi neid niimoodi. Ma müüsin kunagi ühe päris siukse, või mitu albumit müüsin ühele päris filatelistile ära mingite dollarite eest, natuke lolli peaga, et ja Läti värki on ka ostetud. Seal on nagu, selles hapes on ka väike postkontor, siis igasugused Läti luuletajad näiteks. Ka romantiline koolkond. Ma ei tea, kas ta on põgenemine või see on lihtsalt, et sa valid hetkel selle versiooni, mis sul, kus sul on hea olla. Minu jaoks põgemine oleks pigem see, kui ennast põhja juua siin, et see oleks elu eest põgenemine. Aga see, et vaadata lumisel päeval lillemarki, see on täisväärtuslik elu mingis mõttes. See on see, mida põhjamaaline saab teha nagu talvel, kui tal ei ole seda kasvuhoonet või midagi sellist. Ja võib-olla on ainult, jah, võib-olla mul on ainult praegu need paar vilja-aastat veel, kus saad niimoodi igasuguseid asju osta, et siis ühel hetkel tuleb võib-olla toituda sellest, mis sa oled juba kokku kandnud. Kui seda materjali on piisavalt palju, vinüülidega on küll see, et tegelikult saab elu lõpuni praegu kuulata vaikselt. Eri meeleolude ja leiad üles mingit plaadi, mida ei ole 5 aastat mänginud ja need on omamoodi nagu uued täitsa. Ja see oli, et sa saad 9 plaati 15 euroga, see on nagu täiesti kummaline. Selliselt no, ostadki portsu ja koos postiga 15 eurot, et see tütle enne lasteaeda mängisin neid lugusid. Ja siis see on mingi nostalgia moment ka kuidagi. Tema lapsepõlves olid need olemas, minu omas ei olnud. Kuigi oleks võinud minu omas olla. Aga mingid puudu olevad tükid, mis soendavad sinu elu või midagi neid sellist. Vahel need vinüülid ilmuvad välja kusagilt ajaloost, mida sa küll ei ole ise elanud, aga muidu elad siis tagantjärgi läbi, kui ei tea. On hoopis teine õhk seal liivapalu taga ja kenamad on vaatepildid need, kui silmi säravad ju pärli jõe veed. Tuudornalt mängib puielatvadega, mis reastikul saadvad pikka sirget teed. Ka pärlijõe kosk ei tema maga, ta vesi langeb tammist kohinaga. Ja musta jukke jooksvad vahukeed, kuis rändan unistustes särma veel. Ma Pärlijõe kaldal oleks teel, ma sinna läks, kus kaugel jõe käänud. Sealt leiaks sind, kes nagu looja ise lood sinna mulle taeva õnnelise. Sind ainust pärlit Pärlijõe ääres. Sind ainust pärlit just
oli nagu õigemini kõvasti kui see eelne lugu. Lihtsalt see sama maastik, mis on seal all orus, kui sa tuled Sooru poolt ja sõidad, nagu on hästi järsk mägi, kus on hästi palju õnnetusi olnud vankrite ja autodega ja see vaatepilt siiamaani avaneb täpselt sama, kui Jäik kirjutas selle vist umbes 100 aasta eest. Et see Võrumaa sonetid Sänna on selle luuletuse nimi ja mina panin ainult pärlid, sest ma kirjutasin pärlipüüdjatest juttu samal ajal ja see kuidagi haakus ilusti. See oli ajakirjast Muusika, oli mul üks artikkel ja siis kujundaja oli pannud minu jaoks nagu ideaalset soipildi lihtsalt ja ma võltisin selle muusika pooleks ja siis sain sellise ka minu jaoks nagu ikooniliku kvaliteediga foto. Võib-olla on kusagil olemas ka Pühast Viktorist mingisugune teise näoga ikoon, aga see oli see, mis Petseris leidus parajasti jälle. Siin majas on igal inimesel, kes siin on elanud, on oma ikoon ja mul oli üks Kurtum tädi, Okse või Ksenia või Oksana ja temaga kuidagi see kõik algab, iga õhtu algab nagu sellega, et ma panen tema näo ette ikooni ja hingede päeval seda enam muidugi. Nende meestega ma praegu tegelen. Need on, kui ma kellestki kirjutan, siis ma panen ka tavaliselt pildi välja ja Indrek Hirv on hetkel Hispaanias. On sealt mulle väga ilusaid lapsepõlve mälestusi saatnud. Siis ma sain Artur Alliksaare muusalt, Iiri Suukilt sain Arturi pildi, tema eluajal tehtud veel. Ja võib-olla see on ainus fotoukumasin, kus tema eluajal, mis oli värviline. Kahe maailma vahel on alati tuul. Ilma muutus on härmatanud risti piirikivil. Huikavad suur. Need on need naised, kes on siin majas elanud. Taari oli minu vana-vanaema ja Liidi on minu tütar. Ja Patsi või Praskovia oli minu vanaema. Temast on seal muidugi parem pilt, aga minu jaoks on see nagu naiste altar või selline. Ikka ilma naisteta ei oleks maailmas paljusid asju. Ja see ongi selline tavaline Setu Pühase nulk. Selles toa nurgast alati asub. See on see tädi Okse või Ksenia. See on vist minu esimene foto, mis ma üldse tegin. Ta tuleb põllu pealt, ta on töö tegemisest ära väsinud ja need on ikoonid. See oligi esimene ikoon, mis siin majas oli. Ta on tegelikult paberist. Ta ei ole päris ikoon, aga kuskilt sealt Varstu Ritsike kirikust toodud ja seal kapis nõude taga oli ja siis ma panin ta siia ja siin on vanaema ise Patsi. Sama sellel majal oli siis veel teine uks, niisugune nagu mingisuguse laeva kajutiga. Tal oli vist mingi sünnipäev siin. Aga see talus on kuidagi see osa siuke linnaneuroos igal juhul on ära redutseeritud, mahendatud, kaob ära nagu see kuidagi see, et mingitesse töödesse inimesed võivad nagu oma osa sellist nagu oma raskusi, tööd lahustavad või mingisuguseid raskusi näiteks või ahju kütmine või seda küll nad ei rääki mulle, aga mul on endal tekkinud tunne, et osa seda pikaealisuse mingi võti pikaealisuse juurde on vist see, et sa ei pea koguma seda jama enda sisse, mis linnas nagu kipub palju kiiremini või need konfliktide arv on tihedama asustusega aladel suurem, nagu paratamatu, isegi kui see ei ole konfliktne tüüp, ikkagi sul tekib nagu kas või liiklus või kus tahes. Et siin see omaette olemine on selles mõttes suur voorus, et sa ei kogu halba karmat nii palju endale või umbes midagi sellist. Lihtsalt ta on imeväärne materjal ja ajab tõrva natukene, aga muidugi mingisugused aastasajad inimesi on seal taga, kes on süüdanud kasetohuga. Jumal
Jumal kirja on kirjutanud. Jumal kirja on kirjutanud. Ja selle altari juurde käib muidugi Pühase lina või Pühase rätt. Piusa kaldal oli mingi mahetu pae, kus see vedeles põrandad niimoodi. See on Saatsekandi mingi meistritöö, et on oma mingi pakutrükk või mis see on täpselt olnud. Ühesõnaga mingid siuke tuvid, lilled. See on vist tuvi. Ühesõnaga mingi oma stiil, aga ma ei ole seda julgenud triikida, et ta võib-olla hakkab kooruma. Ta on niikuinii natukene koorunud siit, aga see on sellest samast kandist, kus nad tulid siia. Lätimaan oma lukemahe, ja siin on siis meeste altar. Minu vanaisa oli Theodor või Höödor. Ja tänu temal tuli lihtsalt vanane pähe, et mina võiksin siin majas elada ja ma jäingi siia elama. Ja ikoon on ka natukene tema nägu, kui vaadata neid. Püha Höödori ikooni. Ja et oma vanaisi tänada, siis ma olen teinud ise pihlaka viina. Joon vanaisi terviseks iga õhtu natukene. Väga palju teda ei kulu. Vanaisa ilmselt joob nagu rohkem. Ja ma ei tea, kas vanaisal ei olnud vana seas enam und, aga kuidagi kogu aeg raadio nagu käis seal teises toas. Ja hommikul, kui hakati lastma raadiost Eesti hümni, siis mingi hommik laulis vanaisa Eesti hümni kaasa raadiost. See oli täitsa kummaline selline. Aga mõnikord oli ka see, et olid need vanad VEF-raadiod ja kas läks jaama pealt ära või siis tuli kogu aeg sellist nagu kosmose soundi sealt, mis nagu eetri tühjuse soundi ühesõnaga tuli. See oli ka täitsa veider. Et vanad inimeste hääled nagu see, mismoodi vanad inimesed. Kes teeb köögis, kolistab nõudega, kes norskab, kes loeb raamatut ja raamat kukub pärast kuhugi voodi taga niimoodi ja magama prillid ninal ja sellised asjad on nagu neist jäänud meelde. Ja minu meelest, mida rohkem aastaid, seda rohkem sa hakkad nägema, et kogu see võrgustik, mille üks väike sõlm sa ainult oled. Sellest aitab võib-olla see siin omaette olemine nagu mingisuguse teise pildi tekitab. Vai ülti sõda, see kaart joonistub välja niimoodi, et on see suur õuepuu, siis maja väravas olid vahtrad. See õu ise on nagu siuke sõtu kindlusõu. Kõik need sammud, need teerajad, mingid igavesti alati läheb siin teerada, kui sa lähed puid tooma, läheb sinna suure ja väikse kuuri juurde. See on nagu mingi õpetus, mis on see korduvuse läbi nagu see õpib midagi või alati, kui sa kütad pliiti, siis pliidi kütmisega sa oled kuidagi koos nendega ja see on võib-olla see, mida ma oskan õpetuseks pidada. Muidu ma olin ikkagi nii nagu rumal selles vanuses, kui nad hakkasid juba vaikselt nagu ära niimoodi minema või vähemalt nende maailm läks kitsamaks ja mälu läks kehvemaks, et ma proovisin seda õpetust küll lindistada nende käest ja midagi nagu sain, aga võib-olla et see oma mõistus tuleb nii aeglaselt järgi selle vanade inimeste tarkusele, et sa pead ennem ise nagu, sa pead saama piisavalt vatti elus, et millestki üldse aru saada. Noorem inimene elab puhtalt enesekeskes maailmas, kus on tema kõige suurem kangelane. Isegi tavaliselt ei näe, mis sees on. Süsteem jääb tavaliselt nii, et piirud siia sisse ja näidete lunad on küllaltki kõrbenud, aga söödavad. Seekord ongi väiksema veega ja siis tegelikult maitse mõnes mõttes võidab sellega, mis ei ole kõrbenud, on väga hea ahjupotis. Rohkem selle ahju käekiri nii-öelda. Ikkagi laud oli siin samas ja laud võib-olla nagu ühendab neid kõiki sööjaid, kes on juba osad
osad on juba sealpool, osad on siinpool, aga kuidagi see alati kogub igas majas kokku inimesed. Laud ja toit. Kunagi alati toit nagu aurab, siis on maja elab, kui see toit aurab seal laual. Ja ma mäletan ise ka kõige rohkem seda, et tuled kuskilt ülikooli mingitest aastatest siuke nagu segane aeg. Aga siin on ikkagi 2 vana inimest, kes istuvad siin niimoodi juba natukene juba vähe hambaid suu ja mugivad selle toitu ja mingi tohutu soojus on seal laua ääres istumises. Ja siis nad pärandasid nagu mulle selle võimaluse siin istuda ja see ongi. Ja võib-olla inimene ei saagi nagu muud nõuda kui seda, et ta jätkab mingisugust asja, mis tema meelest on hea või